No nii, ja ongi aeg puhastada ära kasvuhoone. Kasvuhoones on terve talve olnud meil pardid, jooksupardid ja nad olid esimest aastat meil kasvuhoones, sest meil tegelikult ei olnudki neid kuskile mujale panna, kus neil oleks natukene soojem ja kus neil oleks ka turvalisem olla, sest meil käivad siin ka rebased ja muud loomad, kes hea meelega sööksid hea kõhutäie. Aga kasvuhoone ikkagi määrdus päris korralikult. Üks mõte, miks nad kasvuhoonesse panna, oli tegelikult ka see, et nad natuke väetaks kasvuhoonet, seda mulda. Aga nüüd kevadeks on kasvuhoone täis korralikult sulgi. Klaasid on hästi tolmused, et pardid lehvitavad oma tiibu ja kogu aeg kõike sellist tolmu tekib päris palju. Ja talveks ma panin neile ka sellise ühe vana teki lihtsalt, et seal kohas, kus nad rohkem olid, et neil oleks natukene soojem. Ja siis neil oli ka 2 soojuslampi, nii et tegelikult nad talvisel ajal ilusasti ka munesid, kuna neil oli natukene soojem. Et ma olen kuulnud, et muidu pardid talvisel ajal väga ei mune, kui neil soe ei ole. Kui olid siis need krõbedamad külmad, siis tegelikult partidel ikkagi vesi jäätus ära. Igapäevaselt oli vaja mitu korda päevas neile vett panna, sest vesi on see, mida nad kogu aeg vajavad. Nad joovad vett, nad puhastavad oma nokka, kuristavad kurku ja lihtsalt lollitavad veega, et pesevad ennast ka ja et seda vett kulub hästi palju. Nüüd, kui ilmad on soojemad, siis pardid saavad ilusasti õues olla, täitsa õhtuni välja. Nad ise tulevad kasvuhoonesse tagasi kuskil kella 7 paiku, siis kui juba pimedaks läheb. Aga kuna algab ka aiahooaeg, siis tuleb nad nüüd kasvuhoonest ümber kolida ja kolivad nad siis küülikumajja, kus nad talvel ei saagi olla, sest seal ei ole nende jaoks lihtsalt ruumi ja neil ei ole seal piisavalt soe. Ja sellepärast oligi nüüd vaja see kasvuhoone ilusti ära puhastada, et saaks siia hakata siis külvama salatit ja rukkolat ja muud sellist. Mõnes mõttes on nagu tore aias tööd teha, kui loomad on siin ja seal. Kass käib ringi ja vaatab, mis siin toimub ja pardid on muidugi kogu aeg sabas, aga eelkõige on nad sellepärast juures, et nad tahavad kogu aeg lihtsalt süüa. Kui siin saab kõik puhtaks, siis ma kaevan läbi selle mulla, selle siis pardiväetise kõik sinna mulla sisse ja natukene panen mulda juurde. Meil on siin mutimulla hunnikuid väga-väga palju, et saab kohe aiast head sellist mulda ja natuke komposti ja täitsa huviga tahaks näha, et kuidas siis taimedele meeldib see, et kas see väetamine siis tasus ennast ka ära. Eelmine aasta ma kasvatasin kasvuhoones melonit ja esimest korda tuli mul viljad, tulid ka külge ja kuna melon tahab head sooja ruumi, siis ma kindlasti see aasta kasvatan seda kasvuhoones uuesti ja võib-olla ma tomateid ei kasvatagi kasvuhoones, sest minu kogemus on näitanud, et avamaal kasvavad tomatid päris hästi,
minul on kasvanud igal juhul isegi paremini kui kasvuhoones. Ja siis mul jääbki ruumi kasvuhoonesse rohkem, et katsetada mingite põnevate eksootiliste taimedega. Aga nüüd siis jääbki põhimõtteliselt pesta veega lihtsalt seest klaasid puhtaks, et kohe, kui pardid ümber kolin. Ja see partide kolimine on ka selline, et see tegelikult võtab niimoodi paar nädalat aega, kuniks nad on kohanenud, et seda tuleb ka niimoodi ettevaatlikult teha, sest muidu nad võivad lihtsalt stressi minna ja siis nad ei mune. Et muidugi nad on ju harjunud seal kindlas kohas käima. Aga siis järgmine kord kohtume siin kasvuhoones juba siis, kui siin midagi juba kasvab või kui ma midagi siia külvan.